Tere armas Noorteakna podcasti kuulaja, mina olen Liset Liiv ja võib-olla olen veel natukene võõras nägu ja hääl, kes siis kuulavad mõnelt platvormilt või vaatavad ka YouTube'i vahendusel. Asendan teie reeglipärast saatejuhti ja kes tahab teada, kes see saatejuht on, siis vaadake, kuulake kindlasti eelmisi osi ka. Aga minuga koos esimene salvestis oli siis eelmine osa, mis oli Killu Kolsariga. Killu Kolsar on arengutreener. Ja tegelikult need teemad, millest me täna hakkame rääkima koos Anett Männistega, puudutavad ka natuke neid asju, millest me Killuga rääkisime. Et Killuga tuli ka jutuks vabatahtlik töö, kogemus välismaal. Et kuna mul ongi siin siis au tervitada Noorteakna podcasti Anett Männist, et nagu ma mainisin, kes on siis Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht, siis ma võib-olla natukene lasekski sulle tutvustuseks rääkida, et missuguse programmiga siis tegu on, et minu jaoks on sellised märksõnad tuttavad siis nagu ma mainisin ka, et kas siis töö või vabatahtlik töö kodumaal või siis välismaal ja pakute seda noortele, eks. Aga natukene võib-olla tutvustuseks, et millega tegu on. Ja tere ka minu poolt ja tegemist on siis ühe rahvusvahelise programmiga, mida rahastab Euroopa Komisjon ja selle eesmärgiks on see, et noored jõuaksid ühelt poolt välismaale ennast arendava, teiselt poolt ka see, et üldiselt solidaarsus ja selline kogukonna tunne suureneks. Ehk siis see programm tegelikult ei ole üldse vana, see algus aastal 2018 ja mõttega pakkuda siis peamiselt vabatahtliku töövõimalusi Euroopas ja solidaarsusprojekte ehk siis selliseid kohalikke kogukonnaprojekte. Ja paar aastat sellest algusest olid ka töö- ja praktikaprojektid selle osa, kuid nüüd alates eelmisest aastast nad enam ei ole seda. Ja neid asju saab siis teha teiste programmide alguses. Aga jah, põhimõtteliselt kaks peamist tegevustüüpi on siis kohalikud projektid ja siis vabatahtlik töö või teenistus. Ja see natukene enda jutus juba võib-olla mainisid ka seda vastust minu järgmisele küsimusele, aga mis selle korpuse nagu eesmärgid ja väärtused on? Põhiline eesmärk oligi selles, et kuna Euroopas on väga palju muutusi toimumas, ühelt poolt nüüd praegu pandeemia, teiselt poolt aastal 2018 oli migratsioon hästi suur teema, siis tekkis idee Euroopa Komisjonist, et võiks kuidagi rohkem sellist ühtehoidvuse ja ühtekuuluvuse tunnet olla. Ja kõige paremini seda saab tekitada läbi selle, et sa koged mõnda teist kultuuri, mõistad, et sa ei ole siin maailmas üksinda, et siin on ka teised, kes sageli jagavad sinuga täiesti samu väärtusi. Aga selleks, et seda nagu praktikas ka mõista, siis väga tihti peab inimene elamagi selles teises kultuuriruumis. Ja sellega siis sisuliselt sellest tulenevalt siis üritatigi luua programm, mis annaks võimaluse noortel ise pikema aja jooksul, aga ka lühema aja jooksul seda kogeda. Ja sellised läbivad väärtused ongi mitmekesisus, solidaarsus, nagu nimigi ütleb, kogukonnatunne, ka selline üldine tolerants teiste inimeste suhtes, et need on need, mida see programm sisuliselt edasi kannab. Ja seda saab siis teha nii kohalikul tasandil kui ka rahvusvahelisel. Okei. Ja ma nõustun täielikult, et nii lihtne on vahepeal ära unustada, et maailm on palju suurem kui see meie väike mullikene on ju ja nii lihtne on mõelda, et keegi seal kaugel kuskil mõtleb teistmoodi kui meie, aga tegelikult on ju nii palju pidepunkte, milles nagu koostööd arendada. Aga lähmegi võib-olla nende tegevussuundade sisse nagu lähemale, et võib-olla alguses natuke sellest vabatahtlikust teenistusest. Et mul on siin väike spikker ka, spikker ei ole häbiasi ja tahtsingi sinult uurida, et mis on selle üldse vabatahtliku teenistuse siis eesmärgid eraldi nagu? Vabatahtliku teenistusel on põhimõtteliselt sellist 3 peamist nurgakivi, millest me alati räägime. Et üks on see, et noor ise hästi palju areneb selle kogemuse käigus, saab enda kohta midagi teada, saab uusi oskusi juurde, tema väärtuspilt kujuneb välja. Aga teine pool sellest on see, et noor toimetab alati organisatsioonis. Ehk siis ta ei saa lihtsalt omaette teha seda vabatahtlikku tööd, vaid ta peab minema kuskile, kus on selleks reaalne vajadus. Ja see tähendab ka seda, et see organisatsioon saab nii-öelda töökäsi juurde, aga ka teiselt poolt sellist suuremat väärtust teisest kultuurist või teisest kogukonnast tuleva inimese kaasamisel. Ehk siis, kui me räägime näiteks nagu lasteaedadest või koolidest, siis selles kontekstis need noored, kes seal õppivad, saavad aru, et okei, maailm on tegelikult laiem ja on siin teisest kultuurikeskkonnast inimene. Ja 3. nurgakivi on siis seesama, et nad tegelikult paiknevad mõnes ägedas kogukonnas ja panustavad ka sinna
et idee on selles, et nad ei jää ainult sinna organisatsiooni kinni, nad ei jää ainult enesekeskseks ja ei mõtle ainult enda peale, vaid nad üritavad ja ka organisatsioon üritab aru saada, et mis see suurem väärtus siis päriselt on, et kui me toome näiteks nagu kas või Tartu linna vabatahtlikku, et mida see tegelikult inimeste eludes muudab, mis see organisatsiooni struktuuris muudab ja laiemalt siis kogukonnas ka. Ehk siis kogukond, noor ise ja organisatsioon on need põhilised mõjukohad, kus see vabatahtlik töö väljendub. Olgu. Ma tahtsingi tegelikult küsida ka, et mida üldse organisatsioon sellest saab, mida saab see vabatahtlik, kes sinna läheb, aga tegelikult sa vastasid väga hästi. Aga küsiks siis kohe, minul tekkis küll tunne, et tahaks minna, et kes sinna saab, kuidas sinna saab, et natukene sellest. Kõik noored vanuses 18–30 on Euroopa Solidaarsuskorpuse peamine sihtgrupp ja see tähendab siis seda, et sul ei pea olema mitte mingeid muid tingimusi täidetud, välja arvatud see, et sa oled Euroopa Liidust või siis sellistest kõrvalriikidest pärit ja et sa oled selles vanusegrupis. Ehk siis ma arvan, et see ongi kõige olulisem, et seal ei ole nagu piiranguid ette seotud selles, et sul peab olema mingi teatav raha, et osaleda, et see on tasuta. Või siis see näiteks nagu, et sa pead olema teatud haridustasemega või siis see, et sa pead midagi juba oskama ette. Tegelikult kõik on oodatud, et ka keeletase ei ole põhimõtteliselt nõutud, et sa saad ka keele ju õppida selle kogemuse jooksul selgeks, et ka Eestisse on tulnud noori, kes ei räägi praktiliselt ühtegi sõnaga inglise keelt ja saavad suurepäraselt hakkama. No keele selgeks saamiseks peab ju mingi perioodi ikkagi koha peal olema, et kui kauaks üldse minna saab, kas on nagu mingid erinevad perioodid nagu näiteks 1 kuu, 2 kuud, pool aastat või kuidas need on jaotatud? On 2 tüüpi teenistusi. Lühem teenistus on 2 nädalat kuni 2 kuud ja see on peamiselt suunatud vähemate võimalustega noortele, kelle all me peame siis silmas noori, kellel on näiteks majanduslikud raskused, erivajadused, kes on äärealadelt pärit ja nii edasi. Ja alates 2 kuust kuni 12. kuuni on see kõigile avatud ja see on selline pikaajaline teenistus. Ehk siis kuni aasta aega saab sisuliselt olla välismaal. Ja võib-olla selline oluline asi mainida, et just see lühiajaline teenistus on mõeldud, et vähemate võimalustega noor katsetab ära, vaatab, kes on sobitale ja siis seejärel läheb pikale teenistusele. Et see järjekord peaks nagu niipidi olema. Ja tegemist on ühekordse võimalusega elus, ehk siis kui ühe korra ära käid, siis kahjuks rohkem ei saa. Aga see ongi selle eesmärgiga, et võimalikult palju noori saaks. Et muidu meil oleks need nagu sarirändajad, kes käiksid lihtsalt riigist riiki. Ja mul tekkis kohe küsimus ka, et kas on neid ka, kes käivad mitmeid ja mitmeid kordi? On neid, kes väga tahaks. Okei. Aga kordame korraks üle, et kust saab selle kohta rohkem infot, et kui ma nüüd kohe tahan kandideerida? Põhiline koht on euroopanoored.eu, mis on meie enda koduleht ja sealt saab siis sellise ülevaate, millega tegemist on ja kust alustada. Kui seal on käidud, siis on Euroopa Solidaarsuskorpuse portaal, kus toimub kandideerimine. Ja see alguses võib-olla tundub natuke nii hirmutav, sest seal peab mingit kasutajanime tegema ja et ei saa lihtsalt niisama ringi vaadata otseselt. Aga kui see esimene etapp on ära tehtud, siis need võimalused on seal kõik olemas. Ja saab ringi vaadata, mõelda, et kui kauaks, kuhu, mis riiki, mis teema, sest need teemavaldkonnad on ka hästi laiad. Nii et sealt saab nii-öelda brausida ringi neid erinevaid võimalusi. Põhimõtteliselt nagu selline CV online, et vaatate, et mis variandid olemas on. Okei. Sina kui programmijuht, sa ilmselt oled nagu mingite juttude või kogemustega rohkem kursis ka, mis on noortel olnud, kes on kuskil käinud. Et mul üks siin punktikene ongi kirjas, et ma tahaks kuulda, kui sul tuleb midagi pähe. Kas siis mingit head näidet või halba näidet, mis oleks nagu õppimismomendiks enne, kui sa seda teekonda hakkad nagu läbima? Neid lugusid on selles mõttes hästi palju ja noori on ka hästi palju. Et Eestis on ka circa 130-40 noort aastas, kes tulevad siia teenistust tegema. Et ma arvan, et võib-olla kõige sellised ägedamad juhused ongi olnud kohalikes kogukondades, kui on inimesed, kes elavadki näiteks 100 inimest on ühes külas, eks ju. Ja siis keegi tuleb ja läheb sinna elama ja ta jääb absoluutselt kohe inimestele sinu meelest on see esimene võõras nägu seal. Ja kuidas tegelikult on kõige paremad sellise uue inimese toetajad üldjuhul vanemad ja emad ja isad ja sellised vanemad inimesed. Ja vabatahtlikud tihti räägivad, kuidas neid kutsutakse teid jooma ja külla ja kooki sööma ja hoolitsetakse nende eest ja samamoodi ilma ühtegi sõna oskamata sisuliselt keelt rääkides ja nad saavad suurepäraselt hakkama. Et aga selles mõttes meil on olnud
vabatahtlikke, kes on ka sattunud täiesti, näiteks üks vabatahtlik toimetab Soomaal, ehk siis tuleb Eestisse niimoodi elama, et ta sisuliselt kohtubki 2 inimesega, kes on tema kolleegid, et nõuab nagu teistmoodi sellist harjumist. Ja siis on inimesi, kes elavad eks suurlinnades, et Itaaliast niimoodi, et Roomas elad ühes otsas, lähed 2 tundi tööle hommikul ja tuleb 2 tundi töölt tagasi ja jällegi täiesti teistsugune kultuuriline kogemus. Et jah, selliseid väga ühtegi konkreetselt lugusid praegu ei tunda, aga pigem sellise konteksti edasiandmist. Ja see on väga sobiv. Aga kui palju, mul tekibki nii palju küsimusi korraga, et kui palju noored seal omavahel suhtlevad, ma mõtlen just neid, kes näiteks lähevad ühest riigist samasse kohta mujale, et kas neil on seal koos ka mingisugune olemine programm või? Ja neil on ette nähtud selline koolitustsükkel, ehk siis idee on ka selles, et see vabatahtlik kunagi sisuliselt ei ole päris omaette, et tal on tööalane juhendaja, tal on selline, me kutsume seda kohustuslikuks sõbraks, kes on mentor, kes on selline eraeluline juhendaja ja siis sellele lisaks on tal 2 koolitust vähemalt selle teenistuse ajal. On on-arrival ja midterm ja sinna tulevad kokku siis üle terve selle riigi erinevad vabatahtlikud. Ja vahepeal juhtub ka see, et tuleb samast riigist, kus sina oled läinud. Kuigi olles eestlane, siis see on suhteliselt harv, et sa satud mõne teise eestlasega samasse riiki, aga samas on ka seda juhust täiesti olnud. Ja lisaks meie korraldame ka eraldi koolituse enne, kui noored lähevad üldse enda teenistust tegema enam sellise ülevaate ja ka seal näiteks nagu üks minu väga hea sõbranna tuli just sellest koolitusest, kus ma ka ise käisin, et sellised nagu elu läbi kestvad sõprused võivad ka sellest täiesti alguse saada, et sa saad kellegagi tuttavaks, kes teeb sama kogemuse läbi. Ja need koolitused ongi üldjuhul selline lemmikosa, sest et sa täpselt seesama, et sa ei ole järsku üksi selle kogemusega, sest see on nii suur elumuutev samm tegelikult minna aastaks kuskile mujale elama. Ja kui sa saad kellegagi rääkida, kes kogeb sama, kellel on samad mured, kes samamoodi ei mõista seda kohalikku kultuuri võib-olla, kus sa sattunud oled, siis see on vägagi toetav. Ja üldjuhul ka vabatahtlikud ise loovad sellist kogukonnatunnet ja hängivad palju koos ja käivad teineteisel külas ja sul kujuneb selline võrgustik välja, et sa ei pea kunagi muretsema, kus sa magad. Et nagu sa saad teise linna vabalt minna, mis on hästi suur väärtus selle programmi juures. Aga kuidas siit natuke kumas nagu läbi, et sa oled väga kursis sellega, et mis mured või mis rõõmud võivad sellise reisimisega seotud olla, kui sa lähed kuhugi pikemaks ajaks mujale riiki noorena, et kas sul on endal ka kogemusi sellega? Ja ma ise elasin 2015 Tšehhis aasta aega vabatahtlikuna ja see on ka see, kuidas ma sellesse maailma üldse sisse sattusin. Ja mis ma näen enda teenistusest ja nüüd, kuna ma tegelen nende noortega, kes on Eestis, siis nagu ma ütlesin ka, siis sa järsku muudad kogu enda elu ära. Sa alustad täiesti nullist, täiesti uues keskkonnas ja kindlasti see toob esile mingeid mõtteid ja emotsioone ja muresid võib-olla, mida sa ei ole käsitlenud mõnda aega. Aga ma arvan, et see programm on ka nii toetavalt üles ehitatud, et sa ei jää üksinda, et sulle tagatakse nagu abi ja tugi ja samas ka need, kellel on võib-olla natuke kasinemad kogemused, sest seda tuleb kõik ette, et võib-olla on näiteks üks noor oli selline, kes ei teadnud enne, kui ta hakkas lastega töötama, et ta täiesti paaniliselt kardab lapsi. Nii et ta oli lasteaias ja siis laste nagu selline punt jooksis talle vastu ja siis ta jooksis ise teisele poole, siis see tekitas tema tohutut paanikat. Ja see on väga okei, sest jälle saad kogemuse võrra rikkamaks ja sa saad midagi enda kohta teada. Et ja teistpidi on neid inimesi, kes teevadki näiteks sotsiaalvaldkonnas projekte ja mingi, et okei, ma tahan siin töötada või mina, kes ma tegin noorsootööd ja siin arvan, et okei, see on see valdkond, millega ma tahan ennast tõesti siduda. Et see võib nagu mõlemat pidi minna küll, aga ma arvan, et see annab enda hästi palju infot edasi. Ma mõtlengi, et võib-olla, see on nüüd muidugi selline küsimus, millele ma võiks vastust ise teada ka, aga et miks on oluline käia niimoodi väljas välismaal, miks ma pean minema, miks ma võiksin enda kodumaal edasi istuda ja siin teha projekte? Kusjuures siinkohal tasub öelda seda, et tegelikult saab ka Eesti-siseselt seda sama asja teha, et näiteks meil on üks noor, kes läks Narva tegema enda vabatahtlikku teenistust, et täiesti võimalik ka. Aga ütleme, et miks üldse minna? Ma arvan, et hästi suur kihk on vajalik, et maailma avastada ja ennast avastada. Et see mina enda arvates arvan vähemalt, et see kasutas mind inimeseks. See andis mulle mingid oskused kätte. Ma õppisin, kuidas teha hautist, sest mul tekkis räige hautiseisu ja ma ei olnud nagu mitte kunagi ise nullist teinud seda, mis tundub absurdne. Aga nagu see nõuab sinu käest midagi teistsugust. Ja on inimesi, kes teevad seda siis, kui nad on 18, on inimesed, kes teevad seda, kui nad on 29 ja tahavad aru saada, et mis vajab nende elus muutmist.
on inimesi, kes tulevad sealt tagasi teise karjäärivalikuga, on inimesed, kes tulevad elukaaslasega tagasi. Et sellised vabatahtliku teenistuse beebisid on väga palju maailmas olemas. Aga see ongi see, et sa kuidagi üldjuhul on mingi rahutus sinu sees, mida sa tahad siis, millega sa tahad tegeleda. Mingi vastus mingile küsimusele. Ja kuna see on selles mõttes suhteliselt turvaline võimalus ikkagi seda teha, et sul on see tugistruktuur ja nii edasi olemas, siis ma arvan, et see on selle koha pealt hästi hea variant, et kui sul on see nagu kiht minna kuskile või sa tahad mingi vastuseid saada, et kui juba minna, siis miks mitte tasuta programmiga, kus sul on nii-öelda tugivõrgustik olemas. Ja ma olen täiesti nõus. Aga mida sa soovitaksid kellelegi, kes ikkagi näeb nagu neid muresid selle minekuga seoses rohkem kui rõõmu ja nagu kuidagi kardab või ikkagi nagu takerdub millegi taha kinni, et kuidas sa seda julgustaksid? Pigem siis alustada lühiajalisest tegevusest, et ongi kas see lühiajaline teenistus või siis ka näiteks noortevahetused ja muud sellised rahvusvahelised võimalused, et käia korra ära ja kogeda, et okei, kas mulle üldse läheb peale olla teistest kultuurist inimestega koos ja kõik need väiksed asjad. Et see natukene aitab mõista seda, et mida see tegelikult tähendab või siis alustada siseriiklikult, et on ka see variant täiesti olemas. Ma ei tea, Tallinnast Lõuna-Eestisse kolimine võib-olla mõne inimese jaoks täiesti suur elamus. Et ei pea üldse alustama sellega, et kohe teise riiki minna, et saab ka palju väiksemad ja pisikesed sammud, saad aru, kas sulle sobib see ja on väga okei ka, kui ei sobi, et kõik maailma inimesed ei pea vabatahtlikuks minema, aga just see minu meelest on oluline, et kõik teavad, et meil on see võimalus olemas. Ja sellele ma tahtsin jõuda ka, et kas üldse kõigile on see sobilik, et see täiesti okei, kui ei ole, aga sa ei saa kunagi teada, kui sa ei katseta, on ju. Ja täiesti okei on ka pooleli jätta, et on noori, kes lihtsalt tunnevad ühel hetkel, et see ei ole neile mõeldud ja keegi ei hoia nagu kinni, et pigem julgustame, et okei, kui sa tunned niimoodi, et siis on täiesti fine. Ja see pooleli jätmine on selline huvitav teema nagu teistes elualades ka, et kuidagi selle ümber võib-olla käib nagu mingi süütunne kaasas, et ma võtsin ju kellelgi teiselt võimaluse nagu minna, nüüd ma ei taha sellega lõpuni minna. Aga kas ise oled olnud sellises olukorras, kus on mingisuguse projekti või asja pooleli? Jaa, absoluutselt ikka olen, et see allaandmise tunne on kõige keerulisem, et kuidas ma siis ei saa, kuidas ma ei leia endast seda kihke, eriti kus tead, et tegelikult on ju tegemist hea asjaga. Aga ma arvan seda, et lõpuks on igal asjal oma aeg ja koht ja teiselt poolt on ka see, et miks ennast sundida lihtsalt läbi millestki minema, mis ei ole tegelikult sulle mõeldud. Et sa raiskad ka enda aega ja raiskad teiste aega, et just seesama, mis sa ütlesid ka, et sa võtad nagu teiselt inimeselt võimaluse ära, et tihti on see, et sellega sa annad ka teisele inimesele võimaluse üldse teha seda, kui sina otsustad eest niimoodi ära tulla. Ja mida ma olen ka näinud, et kui ma ise ka olen väga tihti ennast üle koormanud asjadega ja ma ütlen inimestele, et okei, ma ei jaksa või ma ei saa, siis keegi ei ole üldjuhul pahane. Kõik on pigem mõistvad, et tänulikud, et keegi võtab selle otsuse vastu, sest väga paljud inimesed ei kulge seda otsust vastu võtta ja olen selles frustratsioonis niimoodi kinni. Et jah, selle koha pealt on hästi oluline tõesti läbi mõelda ka, miks seda tegema minna. Et kui lihtsalt ainult põgenemise eesmärgil, siis seda on ka näha, et need teenistused on natuke õnnetumad tavaliselt, et pigem nagu mingi sügav sisemine põlemine või vajadus ikkagi minna peab olema. Ja ma ei taha sellele liiga palju keskenduda, aga kui ma nüüd olen seal välisriigis näiteks ja tahan seda asja pooleli jätta, et siis kuidas see protsess välja peaks nägema? Põhimõtteliselt lihtsalt annad enda organisatsioonile teada. Üldjuhul nad räägivad sinuga läbi, kas see on mõistlik otsus, kas mitte ja toetavad sind või aitavadki mõelda, et mis need lahendused võiksid olla. Aga kui on see lõplik otsus käes, siis nad aitavad sul ka tagasi koju jõuda. Et ei ole see, et sa pead ise nagu tegelema sellega, et nad aitavad lennupiletid ja muu vajalikku leida. Ja tegelikult ongi see, et Eesti poolt me pakume ka psühholoogilist tuge ja coachi tuge, ehk siis on inimene, kellega sa saad enne võib-olla selle otsuse läbi rääkida, keda sa ei tea nii hästi võib-olla, aga kes oskab anda sellist nagu muud vaatenurka. Et see on ka üks variant, mida päris paljud noored on kasutanud ja tihti leidnud ka tegelikult mingid lahendused, mille peale nad enne ei ole tulnud. Aga just see ka, et jah, et see ei jää nagu üksi selle otsusega päris. Ja see kõlab väga lahedalt, ma ei ole varem kuulnud, et sellist coachingut või psühholoogi aspekti sinna juurde pannakse ka, kui mingisugune tavaline projekt on. Aga võib-olla lähekski siis selle solidaarsusprojektide poole, et kordaks korraks üle, et mis see siis täpsemalt on ja siis läheks täpsemalt, et kellele suunatud ja mis eesmärgid. Ja solidaarsusprojektid on meie kõige nunnumad projektid, meile meeldib niimoodi mõelda ja kõige lihtsamad projektid, millest alustada, et kui on sellist soovi hakata pihta mingi projekti tegevusega, siis sul projektid on see koht, kus pihta hakata.
ja nad on eeskätt mõeldud siis mingi kogukonna muutuse esilekutsumiseks, ehk siis näiteks on noortegrupp või noor ise, kes näeb, et tänavatel on hästi palju kodutuid kasse või kes näeb, et kohalikud mingid kultuurikeskuse ruumid on alakasutatud noorte poolt või siis kes tahab näiteks nagu tutvustada bioglitterit, mis on keskkonnasõbralikum alternatiiv. Need nagu ideed on seinast seina täiesti. Ja mõte ongi siis selles, et need noored tulevad kokku, mõtlevad selle probleemi peale ja mõtlevad ka potentsiaalsete lahenduste peale. Ja siis omakorda küsivad meie käest sisuliselt raha, et need lahendused teoks teha. Okei. Nii et samamoodi suunatud siis noortele vanuses 18–30, et see on ka täiskasvanud noortele. Ja siis omakorda sellele kogukonnale, kus nad toimetavad ja kogukonda on hästi lai mõiste siin, et nagu ma tõin ka näiteks, et see võib olla tõesti jällegi, ma ei tea, Urvaste valla kassid või nüüd on Antsla valla kassid või siis see võib olla ka näiteks nagu Eesti keskkonnahuvilised teised noored. Et see võib olla temaatiline, piirkondlik, kuidas iganes noored näevad seda ise. Kas sellel peab alati olema mingisugune, kuidas ma nüüd ütlen, nagu sa ütlesid ka, et keskkonnale nagu kasulik mõju või see on see läbiv teema, et kui sa enda seda projekti kirjutad või taotled, et siis see peab teenima nagu seda eesmärki ka? Põhimõtteliselt kogukonnale ja siis nagu laiemalt keskkonnale ka, et see keskkonnasõbralikkus üldiselt on nagu selline läbiv prioriteet, aga põhimõtteliselt me keskendume või noored keskenduvad ühele konkreetsele kogukonnale, et kuhu see mõju võiks avalduda. Okei, aga kuidas täpsemalt see taotlemine välja näeb, et kas samad leheküljed leiab infot nagu vabatahtliku töögi puhul või? Ja euroopanoored.eu, seal on jällegi juhised olemas ja seal on ka taotlusvorm. Ja põhimõtteliselt saab kahtepidi teha, ehk siis saab olla organisatsioon, mingi MTÜ või midagi muud, mille alt taotlus esitada või siis võibki olla täiesti see 5 noort, ehk siis minimaalselt 5 noort, kes on mitteformaalne noortegrupp, mis tähendab seda, et neil ei ole ühtegi sellist juriidilist keha seal ümber, et nad ei ole mingi organisatsioon ametlikult. Et siis sellisel juhul sisuliselt kantaksegi ühe noore pangakontole see toetus, kui nad saavad selle ja tema siis allkirjastab lepingud ja nii kõik muud asjad. Ja selles mõttes ongi tagatud selleks, et päriselt noored saaksid ka osa võtta, et muidu kui sul alati peab mingi MTÜ olema, siis keeruliseks osutuda. Ja see vorm ise tundub võib-olla alguses hirmutav, aga tegelikult need küsimused on lihtsad ja kui sa lähed nagu küsimusi pidi, mõtled tegevused välja, mõtled, mis see mõju on, kuidas nähtavust tagada ja nii edasi, siis tegelikult ta käib suhteliselt kiiresti, et on üks lihtsamaid viise. Ja see rahastamine ise ka on hästi kerge, et see on 500 € kuus, ehk siis kuni 6000 € kokku ühe projekti eest, et kuni aasta aega projekt kesta. Ehk siis seal ei ole ka seda, et sa pead iga kulurida hakkama kohe arutama ja nii edasi, vaid natukene nagu vabam formaat, kuidas seda tegevusi läbi mõelda. See on küll hea, kui ma olen varem kirjutanud NOA projekte, siin noorte omaalgatusprojekte, siis seal oli ka, mul võib-olla mälu petab, on tükk aega möödas, aga et sa pidid ennustama ikkagi seda kulurida üsna täpselt, et sellega võis olla natukene keeruline, kui sa ei ole varem seda teinud ja sa ei oska arvatagi, et mis ette võib tulla, mis kulutusi, et see kõlab päris hästi. Aga kui ma nüüd tahan seda projekti kirjutada üksi või siis mitmekesi ja saada osa sellest rahastusest, et kas on ka keegi, kui ma nüüd tunnen seda nii-öelda pealtnäha keerulist vormi vaadates, et nagu appi ma ei saa mitte midagi aru, kas ma saaks kuskilt abi, et siis kas on keegi, kellele helistada või kirjutada? Ja absoluutselt, meil on ka nõustamine eraldi ja eelnõustamine, ehk siis kui näiteks nagu tähtaeg hakkab lähenema, siis 2 nädalat enne on meil selline eelnõustamise tähtaeg, et saab tagasisidet või siis otse minule või minu kolleegile Annile kirjutada ja me hea meelega teeme nõustamisi ja suuname edasi ja nii edasi. Ja meil on ka tavaliselt on sellised projektitegijate väljakutsed, ehk siis kuna sul projektis ongi see, et 5 noort peab minimaalselt olema, siis need samad noortegrupid näiteks nagu selle meie toega kuskil 2 kuud juba toimetavad selle projektiga ja koolitusvõimalusi ja nii edasi. Ehk siis sisuliselt, kui keegi vähegi tahab projekti kirjutada, paneb meile kirja teele, et tahaks teha, siis me oleme kindlasti abis ja aitame teha seda. Mis tähtaegu peaks silmas pidama seoses solidaarsusprojektidega? Järgmine tähtaeg on tegelikult juba 23. veebruaril kell 1 päeval, ehk siis kui kell saab 1, siis südaööni enam esitada ei saa, nii nagu osadel fondidel, et selleks ajaks peab olema esitatud. Ja eeltähtaeg, milleks saab siis nõustamisele esitada, on 9. veebruaril, aga selle või nende mõlema tähtaega jõuab väga ilusti veel projekti valmis. Vabatahtliku teenistus noorena saab kandideerida ükskõik mis ajal, et seal nagu tähtaegu ei ole.
aga ma tahaks natukene ikkagi sind ka uurida, et kuna sa siin oled, on ju, ja kuna meil üldjuhul on hästi kasulik alati inimesed, kes siin intervjuud annavad, saada nagu olulisi õppetunde, kuna noored vaatavad ja kuulavad ja mina samamoodi, kindlasti mul on väga palju õppida külalistelt alati, et siis kuidas muidu, anna natukene tausta, et kuidas sina selle korpuseni jõudsid ja sa oled ju praegu programmi juht, et sa võid seda natukene avada, seda töö või seda ametinimetust ka? Mina jõudsin selleni läbi noorsootöö sisuliselt, ma läksin huvijuhiks õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja siis hakkasid minu ümber inimesed järjest käima erinevates rahvusvahelistes projektides ja ma sattusin ka kuidagi enda esimesse noortevahetusse. Läksin põhimõtteliselt üksinda suvakate teiste eestlastega ja sealt see pall hakkas veerema. Ja ma tundsin, et okei, et see mulle väga meeldib selline rahvusvaheline noorsootöö ja need programmid, mis eksisteerivad ja need ägedad teised inimesed. Ja sealt edasi ma otsustasin siis minna vabatahtlikku tööd tegema aastaks ja järgmine samm oli ka see, et ma hakkasin ise enda projekti tegema koos sõpradega, mis siis tekitas ka selle, et okei, ma sain aru, et mul on mingid oskused, mida me ei teadnud endas üldse olevat, nagu projekti juhtimine, projekti kirjutamine, eelarve haldamine. Ja kui see esimene projekt sai tehtud, siis tekkisid järjest isu nagu järgmisi teha, kuni ma hakkasin ise ka projekti juhtimise tööd tegema siis erinevates organisatsioonides. Läksin tagasi ka Kultuuriakadeemiasse tööle ja sealt omakorda ma sain aru ühel hetkel, et okei, noorte valdkond kui selline on ikkagi see koht, kus ma tahan olla ja siis noorteprogrammide keskus või siis Erasmus pluss Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur on tegelikult selline ideaalne töökoht mulle, sest ma vaatasin neid inimesi kõrvalt ja neid koolitajaid ja nad tundusid mulle nii ägedad ja nii lahedad ja see töö tundus mulle nii tähenduslik ja siis ma hakkasin üritama sinna tööle saada, kuni see mul lõpuks aastal 2019 õnnestus, et ma nüüd olen paar aastat seal juba toimetanud. Ja minu töö on selles mõttes hästi mitmekesine ja põnev, alustades ka iga omadest administratiivülesannetest, aga kuna tegemist on avaliku rahaga, siis sellest ei pääse. Aga ka lõpetades sellega, et ma reaalselt näen neid noori kõrvalt ja ma näen, millised nad on enne teenistust ja pärast teenistust ja saan nende lugusid kuulda ja mõelda neile ägedaid uusi võimalusi välja ja näen neid solidaarsusprojekte ja kuidas inimesed ikkagi päriselt naudivad seda protsessi, kui nad saavad midagi ära teha või ka seda, kui kohalikud omavalitsused näiteks avastavad, et okei, see üliäge idee ja hakkavad ise seda edasi rahastama. Et see mõju on tegelikult väga-väga suur, mida ma näen enda igapäevases töös. Selles mõttes mul on hästi suur privileeg olla selle positsiooni peal, ja väga paljude ägedate teiste inimestega kohtuda ja kuna see agentuuride võrgustik on ka üle-euroopaline, igas Euroopa Liidu riigis on agentuur, siis mul on nagu sellised väiksed noortevahetused alati ka töös nii-öelda ees, et need rahvusvahelised kohtumised jätkuvad, et see nagu saad seda tunnet alles hoida edasi kanda, mis sul on kunagi alguse aegadest sinu sisse jäänud. Ja, aga sa mainisid, et sa avastasid endas mingisuguseid omadusi, mida sa varem ei teadnud, et sul on, et mis on need omadused, mida on vaja, et projekti juhtimist teha? Delegeerimisoskus on põhiline ja selline iseenda vajadustest edasivaatamine ka. Ja teisalt sa pead olema hästi ka multitasker, et paratamatult sul tulebki mitmeid erinevaid asju korraga sisse ja mitmeid erinevaid muresid, et sa pead olema nii nähtavuse hoidja kui eelarvehaldaja, kui kontaktisik inimestele ja mingid lepinguid allkirjastama ja nii edasi. Et seal on nagu väga palju sellised väiksed detaile. Et ma arvan, et see sobibki kõige paremini inimestele, kes on sellised nii-öelda kõige oskajad natuke, kõlab natuke egoistlikult, aga pigem on see mõeldud selles, et on inimesed, kes on ülihead mingis spetsiifilises oskuses, nagu ma ei tea, viiulimäng või on suurepärased sportlased või mis iganes. Ja see on inimesed, kes oskavad natuke kõike ja projektijuht on suht see inimene, kes oskab natukene kõike teha. Ja nõustun täielikult ja ma arvan, et see ei ole isegi egoistlik, et on spetsialistid ja siis on võib-olla inimesed, kes aitavadki kogu meeskonda juhtida ja panna kõik need spetsialistid nagu suurema eesmärgi nimel tööle, eks ju. Aga mõtlengi, mis ma sinult veel küsiksin. Et vabatahtlikust tööst me juba rääkisime või õigemini sinu kogemusest välismaal on ju, rääkisime siin täpsemalt solidaarsusprojektidest, vabatahtlikust tööst, aga sa mainisid seda multitaskimist. Mina olen ka projektijuht muidu, küll aga IT-valdkonnas, et ma tean, et väga palju asju võib korraga laual olla ja see mingi hetk võid nagu natukene ära kaduda mõtetes, et nagu mis see samm nüüd olema peaks, et kuidas sina
ei pea liiga isiklikuks minema, aga kuidas sina ennetad näiteks sellist läbipõlemist, sest et nagu see on lihtne tulema, kui sul on väga palju korraga käsi? Ma arvan, et jah, see on natuke teatud, mitte paratamatus ei ole kindlasti paratamatu, aga see on tõesti selle positsiooni peal üks väga suur ohukoht. Ja ma ise tunnen enda kogemuse pinnalt ka, et igasugune väga ettenägelik planeerimine tegelikult aitab seda kõige paremini, et kui sa ülehindad enda võimeid ajaliselt, siis üldjuhul sa võtad ka liiga palju endale ette, et selline pidev ettemõtlemine, et kui palju mul tegelikult ajalisi ressursse on ja kuhu ma panen need ja ka see prioriteetide seadmine ja ei ütlemine on erakordselt oluline, et seesama, mis ma enne tein välja ka, et keegi kunagi üldiselt ei pahanda, kui sa ei ütled, pigem inimesed tänulikud, et sa selle otsuse vastu võtad. Et seda ma olen ka ise väga palju pidanud praktiseerima ja teisalt ka selline abi otsimine, kui on ikkagi vaja, et seesama, et see delegeerimise osa, aga ka see, et kui sul on vaja lihtsalt rääkida kellegagi või öelda, et mul on tõesti vaja koos mõelda, et seda rohkem harjutada, et see iseseisvus kerkib, tuleb sul, kuna sa saad tehniliselt kõigega ise hakkama, siis sa vahepeal hakkad seda eelistama, aga lõpuks on see, et sul on palju lihtsam, kui sul on teisi inimesi, kellega jagada seda töökoormust ja koos mõelda ja tavaliselt on tulemus ka natukene parem. Et see on planeerimine ja selline enesehindamine käib pidevalt selle asjaga kaasas. Ja muidugi ka tunnistamine, kui sa oled läbi põlenud. Et õnneks ma näen, et väga paljud töökohad on palju paindlikumad selles suhtes ja annavad tõesti pikema perioodi puhkust ja lasevad sul korraks minna ja taastada ennast ja siis tuleb tagasi palju värskemana, et siis sinust on rohkem nii-öelda kasu ka ja endal ka on toredam teha seda tööd. Kas sa oled hetkel enda elus sellises kohas, kus sa arvasid, et sa jõuad? Tegelikult tahtsin saada näitlejaks, et Viljandis on selline nali, et kõik huvijuhid on tegelikult näitlejad, kes ei saanud sinna sisse ja see kehtib ka minu kohta, et ma üritasin sinna sisse saada, aga ei õnnestunud. Ja siis pigem ma arvan, et ma kasvasin sellesse rolli sisse ja ma arvan, et ma ei osanudki ette kujutada seda, et kus ma või mis see võiks olla, mida ma lõpuks teen, sest et see ei ole selline klassikaline arst või kokk või advokaat, amet, mida sa tead nii-öelda ette, et minust praegusel ajal eriti on ameteid, mis kujunevad kuidagi välja alles ja mis sõnastatakse ümber täiesti teistsuguste fraasidega, et sa ei oskagi endale ette kujutada, et millise ametiilmatusega sa lõpuks lõpetad. Et pigem sa häälestad endast enda sellisele karjääridele, enda oskuste järgi. Et seda ma ise ka tegin, et vaatasin, milles ma hea olen ja mis sellega klapib ja niimoodi leiadki selle, et mis sulle õige on elus. Väga ilusad sõnad siia lõppu. Aitäh, Anett, et sa tulid meile külla ja aitäh kuulajatele ja räägime jälle siis juba järgmises osas.